Tere toredad Arvid ERR kanali vaatajad. Ilmselt paneb teid imestama, et mida me ometi teeme siin Peetris Barbecue Entertainmenti kaupluses. Et miks me ei ole metsas nagu tavaliselt? Vastus on lihtne. Nimelt on meie pere saamas peagi sellise ägeda Hollandi poti ehk siis Dutch Oveni omanikuks. Ja mitte ainult Barbecue Entertainment paneb välja ka teise poti, mida näete siin, siis Arvid ERR kanali jälgijatele. Ja selle poti loosin ma välja. Ja selleks, kui te tahate seda potti endale võita, vaadake kindlasti video lõpuni, sellepärast, et video lõpus annan ma siis täpsemad reeglid, kuidas selle poti endale võib saada. Eriti peaksid videot vaatama veel inimesed, kes on maitsva toidu huvilised, sellepärast, et see video hakkabki keerlema ümber selle poti, ehk siis tants ümber tulise paja, nagu öeldakse, ja teeme videos mitu maitsvat toitu just selle Dutch Oveni abil ning muidugi näitame seda ka teile ja valmistame seda metsas. Minu kõrval seisab praegu Enn Dobreluts, kes on selle poe omanik ja võib-olla räägib nüüd ise, mis on tema põhilised valdkonnad ja milleks just matkahuvilised võiksid siia Peetris olevasse poodi enda sammud seada. Suured tänud sulle. Jah, mina olen Enn ja põhiasjad, millega me tegeleme, on üks asi on Pull ja Härg restoran Tallinnas. Kindlasti soovitan kõigil külastada. Ja samamoodi siis meie müügisalong, me nimetame küll müügisalongiks, et ta on küll pood, aga pigem selline salong, kuhu tuled sisse, saad kõike osta ja saad ka hulgi osta, et me siis nii-öelda distributeerime kõiki tooteid üle Eesti ja ka paljudesse teistesse riikidesse, et müüme nagu edasimüüjatele edasi ja müüme ka lõpptarbijale. Lisaks on meil koduleht www.bbq.ee või siis barbecueentertainment.com, kus saavad kõik endale veebipoest asju osta ja muidugi meie üks põhitegevusalasid on cateringide korraldamine. Me korraldame selliseid barbecue stiilis cateringe, selliseid premium cateringe, ka igasugu peoteenindust ja kõike muud, et selline nagu all service, et kõike asju, baare ja kõike muud. Nii et catering, kaupade müük ja restoranid ongi selline mõnus kokkuvõttes, kõik lingib mingil määral barbecue ja kõigega ja muidugi ka teatud mõttes selle matkamisega, et meil on väga palju ja ägedaid matkatooteid müügil. Võib-olla räägidki meile lähemalt, mis on siis need tooted, mis sellisele matkahuvilisele kanali vaatajale võiks kõige rohkem huvi pakkuda? Jaa, meil on siin tooteid on väga laias hinnaskaalas ja tegevusvaldkond on ka, et ütleme, et saab 5 eurisid asju ja saab ka 20 000 eurisid asju. Meil on siin kallid Komodo grillid, mis ei ole küll matkagrillid, aga on maailma kõige kallimad Komodod üldse, et seal ongi hinnad on 5000 kuni 20 000. Aga loomulikult matkast rääkides meil on väga lahe portfellgrill. See on selline tõsiselt raske portfell, Ameerika päritolu ja see läheb lahti siis selliseks korralikuks matkagrilliks, et on esiteks portfell, sa saad mõnusalt kaasa võtta ja kui teed lahti, siis tuleb siit ilusti 2 grillresti. Saad ühte grillresti ära võtta ja seda kaanena kasutada. Lisaks on siin lõõrid, termomeeter, kõik asjad on sees. See läheb mõnusalt magnetiga kinni ja saad neid reste keerata ühtepidi teistpidi. Nii et selline äge portfellgrill on meil olemas, mis on väga hea asi. Nii, ja see läheb siit kinni. Apsti. Aga on olemas ka näiteks Coop grill, mis on mõnus matkagrill. Nende hinnad on seal 200 kuni 350. Lisaks on Everture väikesed matkagrillid. Nendel on ka siin 250 kuni 300 hinnad. Everturel on veel mõnusa sellise kandekotiga, et sa saad selle grilli siia koti sisse panna ja see kott on seest super laheda sisuga. Et siia saab panna igasugu lisatarvikuid ja kõike veel juurde. Siin on hästi palju sahtleid ja asju, et on hästi mõnus ja mugav. Nii et selliseid matkagrille meil palju. Meil on siin nurga taga veel ProQ matkagrill all riiulis, selline mõnus roostevabast. See läheb kokku selliseks nagu laptopi suuruseks grilliks, et ta nagu langeb niimoodi madalaks. Et on hästi lahe, võtab vähe ruumi. Et selliseid grille, mis võtab vähe ruumi, on meil tegelikult siin poes oma jagu. Lisaks ägedaid grilltange, mis on kokku pandavad, lahti tehtavad igatepidi.
head, stabiilsed, tugevad ja mõnusad šašlõkivardad, et matkal ka ilusti šašlõkki küpsetada, puidust varlega, varle jätad grilli pealt välja, lükkad kaane kinni, grillib ilusti ja võtad kinni, saad ilusti keerata, et ei kõrveta kätt ära, ilusate karpide sees ja siis muidugi kõik need Valhalli tooted. Ma võin tegelikult rääkida nendest siin väga pikalt veel, aga ilmselt aeg on limiteeritud, et jah, kui me nüüd Valhalli riiulit vaatame, siis seal on tõesti neid tooteid on palju, neid erinevaid potte, 3,8 liitriline, 6 liitriline, 9 liitriline, 12 liitriline, lisaks erinevad sellised statiivid, kuhu sa saad selle poti nagu rippuma panna. Sinna läheb veel grillrest juurde, saad lõkke kohal siis grillida ja pajaroogasid teha. Ja lisaks siis näiteks selline nagu poti alus võib öelda, et siia peale saad panna poti näiteks, et kui pott on kuum ja teine asi on see, et sa võid selle panna poti sisse, et näiteks, et muidu pott on alt on kuum põhi, aga siis paned selle sisse ja siia peale paned näiteks juurviljad või midagi, et sellist nagu haudumist või aurutamist. Ja lisaks saab seda kasutada ka grillrestina, et näiteks lähed piknikule, sa ei võtagi midagi muud kaasa, võtad ainult selle resti, paned selle lõkkesse ja siin peal grillid liha ja teed kõike. Et väga lihtne, üks asi ja on juba kogu lahendus olemas. Et jah, neid tooteid on palju ja lisaks on meil erinevaid nugasid, maitseaineid, gaasigrille, põllesid, kuumakindaid, mida on ka, ma arvan, piknikul vaja ja palju muud. Ja muidugi kõik joogid ja muud asjad lisaks, et ikkagi piknik oleks lõbus ja äge. Ühesõnaga, tasub poodi tulla ja kõigil neil, kes elavad kaugel ja ei viitsi siia Peetrisse kohale sõita, siis on ju ka e-pood on olemas, kus saab ringi uudistada ja kus on enamus tooteid olemas, aga tasub ikkagi poodi tulla, sest siin leiab nii mõndagi sellist, mida e-poest ehk ei leia. Jah, ja tegelikult poodi on lihtne tulla, sest me oleme Peetri Selverist ainult siin 5 minuti sõidu kaugusel. Vägeva T8 Peetri Rae vald, nii et väga super ja veebipoodi on siis ka alati 24/7 avatud, nii et täpselt nii. Ja omalt poolt tahan soovida kõigile mõnusaid grillielamusi kogu suveks. Ja Arvid ERJET kanal paneb siit ka oma kodinad kokku ning nüüd kohtume juba metsas. Because pain, it comes and goes, but sometimes it likes to stay. Ja oligi aeg käes pakkida asjad ja võtta ette teekond linnakärast välja. Loodus oli juba ammu täiesti ärkvel ja ei saanud ega tahtnud ka meie oma lapsi enam kauem hoovis kinni hoida. Tee viis meid Tallinnast mitte just kuigi kaugele, aga startisime juba lõunast, et saada ikka parim koht järve ääres. No nii, kallid sõbrad, paar nädalat on nüüd möödas sellest hetkest, kui me käisime Barbecue Entertainmenti poes. Väljas on 30 kraadi, meie teeme muidugi lõket ja kui on lõke, siis on ka lõkkepott. See on ka meie jaoks esimene kord, kui me katsetame seda Valhalli lõkkepotti ja meil on plaanis nüüd sel nädalavahetusel teha koos teiega 2-3 rooga. Esimeseks roaks on veis ja hautis. Nii et vaatame, mis meil sellest välja tuleb. Meie valisime enda paja suuruse selle järgi, et ta mahuks siia Solostoovi lõkkealuse sisse, aga tegelikult muidugi ei ole see vajalik. Selle võib panna ka lihtsalt lõkkesse ja homme on meil plaanis saia teha lihtsalt lõkkes. Aga meie süsteem on jah selline, et pada läheb ilusti siia sisse ja siit kõrvalt on siis leegid näha ja saab nautida lõket ja samal ajal teha süüa. Mega tussid ja need kuradi sokkide plätid on seal.
the sea. You won't catch up with me. You won't catch up with me. Well, I didn't pack my bags and I didn't say goodbye. From now on, just hello. It's nice to have you at my side. It's nice to Esimese korra kohta ikka väga hästi õnnestunud. my side. The intentions that I have and the company I keep, you say they don't reflect on me well. Well, when you're too scared to move and I'm drifting in and out of sleep, we're still lying on the ground where we fell. I'll start moving in the only direction that I know. Mirt ei ole juba 100 aastat ühtegi kala saanud. Aga nüüd sai ühe. Laseme selle vette tagasi, aga no näita teda. Ei, paneme ta sinna. Proovime ta korra lähe sinna. Ta ei jõua seda ära süüa. Peale suurt vees lobistamist ja erinevate veeelukatega tutvumist saabus ka meie energiapommidel lõpuks magamisaeg ja meil Leenuga jätkus õhtu lõkketule valgel. Tihtipeale vaatame telgis õhtuti seriaale või filme, kuid sel korral oli üks esimesi soojasid öid ja ei tulnud isegi mõttesse end sinise ekraani ette sättida. Looduslik ekraan ja helisüsteem oli lihtsalt nii palju parem. Peale seda, kui hommikusööks söödud, ligiduses kämpivate elupõliste matkasellidega veidi juttu puhutud, mis te arvate, kellega tegu oli? Võite ju kommentaari kirjutada. Igatahes siis oli aeg asuda veidi ümbrust uurima. Siin Kalmajoal on tegelikult ka värav kõrve matkarajale. Näete seda toredat päkapikku, kes siis iga matkalist tervitab. Aga sinna matkarajal ma praegu ei lähe, sellepärast et tegelikult on mul selle raja kohta ja ka Pärlioja ja üldse siinse ajaloo kohta üks blogi juba tehtud ja selle ma lingin siia video alla. Et vaadake seda ja meie oleme seekord siin paiksed. Mõnuleme, teeme süüa, teeme lõket, naudime seda mõnusat sooja ilma, mis on antud maikuus 30 kraadi. Seda just väga tihti ei juhtu. Alati, kui me kuskil väljasõidul käime, siis me käime ka kohalikes poodides või siis laatadel või mis iganes. Ja seekord siin tee ääres oli suur silt lõpumüük ja olen siin Kolgaküla rahvamajas ja siin see lõpumüük toimub. Ei tea, mida müüakse, aga ilmselt tasub vaatama minna. Nii et viskame pilgu peale. Paistab, et müüakse riideid. Viskan kiirelt pilgu peale, äkki saab teha väikse üllatuse matkaperele. Lahe. Plikad kurtsid, et neil ei ole maikasid, et nii palav on. Nüüd on koti täis maikasid ja kleite mingi 36 euro eest. Vaatame, kas sobivad ka. Ja mis on parim võimalus looduses selleks, et riideid selga proovida ja mis üritus sobiks paremini järve kaldale kui üks Nobel catwalkiga moeshow. Palun, see on sulle. Palun, see on sulle. Rahe!
aga nüüd on aeg tempo jälle maha võtta ja asuda valmistama teist toitu meie ägeda Hollandi pajaga. no ütle siis, mis tuleb teiseks toiduks? Teiseks toiduks tuleb võib-olla potisai. Ühesõnaga kõik koostisosad on kaasas peale suhkru, aga on mesi. The season changed and it shot across the sky like I hadn't already known. My mind ran off and my eyes are going blind. My legs have long turned to stone. The city breeze, I can feel it in the air as it comes to me in the night. I didn't think this would happen all so fast, but I always knew. Et kummutada seda arvamust, mis teil võis tekkida, et selle poti kasutamiseks on vaja sellist peent lõkkealust nagu meil, siis teise toidu teeme siinsamas RMK lõkkekohas kohalikul alusel. Asi, mida tasub tähele panna sellise poti ostmisel on see, et selle poti peal võiks olla selline väike rant, sellepärast et siis saab sinna panna süsa ja sellisel juhul valmib toit ühtlaselt. Selle saiaga läheb meil aega umbes 20 minutit ja varsti saame lasta hea maitsta. Kui veisehautise võis hinnata suisa 5 ja saiale paneks tubli koolipoisi 3, siis ilm võttis sel hetkel niisuguse pöörde, mille eest enam rahuldavat hinnet ei annaks. Sellega tekkis aga suurepärane hetk näitamaks, miks meil on selline telk nagu on ja tekkis hea võimalus kasutada ühte oma lemmikut, kantrilugu. Tihtipeale küsitakse meie käest, et miks meil peab olema see põhjaga telk. Et nii palju on neid telke, mis on ilma põhjata ja tunduvad ka päris okeid, siis meie jaoks kindlasti peab olema telk põhjaga, sellepärast, et praegu põhimõtteliselt ma parkisin kogemata mingisse lohku ja väljas on padukas ja põhimõtteliselt siin telgi all on praegu tiik sisuliselt. Niimoodi kõik nagu vesivoodi. Aga midagi sisse ei tule. Põhi peab hästi. Saame olla siin mõnusalt vihmavarjus kaltsuvaipadel, õõtsuvatel kaltsuvaipadel. 15 minuti pärast peaks sadu seisma jääma. Niisiis, kallid kanali jälgijad, ilmselt on teil nüüdseks juba suu vesine ja huvi suur, et mida küll teha, et võita selline lahe lõkkepott ja mitte ainult lõkkepott. Barbecue Entertainment OÜ paneb välja ka sellise elusuuruses koti grillsütt. Loosimine toimubki Arvi Teerjett YouTube kanali ja Barbecue Entertainment OÜ koostöös ning selleks, et loosimisest osa võtta, on ka mõned reeglid. Reegel number 1. Hakka Arvi Teerjett kanali YouTube'i jälgijaks. Reegel number 2. Mine Barbecue Entertainment e-poodi ja vali sealt välja mõni lahe toode.
reegel number 3. Lisa selle välja valitud toote nimetus siia alla kommentaaridesse. Ja rohkem ei olegi vaja teha. Loosimine kestab kuni juuni lõpuni ja juuli esimestel päevadel loosingi juba võite välja ja võtan temaga ise ühendust. Tasub kohe mainida ka seda, et need võidud saab kätte siis Peetrist Barbecue Entertainmenti poest ning kui sa juba praegu tead, et sul kindlasti ei ole aega sinna kohale tulla, et seda võitu välja lunastada, siis paraku ei ole sellest loosist mõtet sul ka osa võtta. Kuid kui sa ikkagi arvad, et sa selle aja leiad ja see pood tundub sulle ka põnev koht, mida avastada, siis lisa kindlasti selle leitud tootega kommentaar ja mina soovin sulle juba head loosiõnne ja kiireid näppe kommentaaride kirjutamisel. Samal ajal oli Kalmoja platsil jõudnud kätte taas hommik, kohvi joodi vahukommidega ja linnud lendasid oma päevastele pesitsuspaikadele. Arvi Teeriat kanal soovib kõigile toredat matkarohket suve ja veel kord kivikotti matkatarvikute loosis.